Uudiste eeter ja rohkede pealak. Riigikogu tavandikomisjon annab teada, et lisaks hingede päevale on alates järgmisest aastast kalendris üks uus tähtpäev, milleks on müüdavate hingede päev. Igal ajastul on inimestel midagi iseloomulikku, mida järeltulevatele põlvedele pärandina edasi anda, nii peavad käituma ka tänased inimesed, teatab tavandikomisjon. Müüdavate hingede päev saab olema liikuv püha, kuna hingi, keda tähtpäev puudutab, on palju ja keerulisel ajal tulevad nad kujukalt esile, siis saab müüdavate hingede päevast rahvakalendris liikuv tähtpäev ja seda tähistatakse iga kuu 1., 3. ja 4. teisipäeval, kolmapäeval ja reedel. Võib süüdata küünla. Arengud Tallinna Võimuliidu moodustamise ümber on hoogu kogumas ja pilt muutub iga päevaga üha ebaselgemaks, märgivad poliitikavaatlejad. Seevastu Reformierakonna auesimees Siim Kallas on märkinud eilses usutluses, et asjad lähevad loogilist rada ja koalitsiooni moodustavad Tallinnas ikkagi Keskerakond ja Isamaa. Reformierakond on teinud Isamaale omakorda ettepaneku, et Urmas Reinsalu võiks astuda Keskerakonda. See samm tooks mõlemale erakonnale suurema läheduse. Pealegi on olukord natukene ebaõiglane, sest Isamaa sai endale kunagise Keskerakonna juhi ja ausa vahetuskaubana oleks Urmas Reinsalu astumine Keskerakonda igati teretulnud. Poliitikavaatlejate sõnul pakuvad Tallinna võimu läbirääkimised veel palju sellisel skaalal üllatusi. Valitsus aga kinnitas eile teeseaduse muudatused, mis annavad teede rahastamisse täiendavaid vahendeid. Kõige suurema panuse annavad autojuhid. Erinevate liiklusrikkumiste eest on tulevikus ette nähtud teatud arv teopäevi, millede jooksul liikluseeskirjade vastu eksinud autojuht on kohustatud osalema tee-ehitustöödel. Lahtise turvavööga sõit tähendab 2 teopäeva maanteel. Näiteks joobes juhtimiselt tabatud autojuht aga peab tegema 30 teopäeva ja kasutama oma sõidukit asfaldiveoks ja teisteks vajalikeks teetöödeks. Teopäevad ja autojuhtide isiklikud sõiduvahendid annavad ühise panusena kokku kavakohaselt kuni 70% järgmise aasta teetööde kogumahust. Veel teatab valitsus, et riigi rahalisi võimalusi silmas pidades ei ole võimalik ravijärjekordade samal tasemel hoidmine ja järjekorrad pikenevad üha. Homsest kehtib uus ravijärjekorda registreerimise kord ja inimestel on võimalik kohe sündides ennast ravijärjekorda panna. Keskmiselt soovitataksegi ennast kirja panna umbes 90 erineva haiguse ravijärjekorda. Kui inimene on kohe elu alguses ennast pannud ravijärjekorda, siis kunagi aastakümnete pärast, kui järjekord temani jõuab, siis ongi suure tõenäosusega juba ühe või teise haiguse nähud tekkinud. Kui ennast varakult järjekorda panna, siis on võimalus kohe ka abi saada. Ja muudatusi on veel. Koht ravijärjekorras muutub ka uuest aastast päritavaks, mis tähendab, et kui inimene siiski ei jõua oma järjekorda ära oodata, siis saavad temale mõeldud ravi kasutada tema lapsed. Nii nagu paljud haigused on päritavad, saab olema päritav ka koht ravijärjekorras, teatab ministeerium. Eetris olid uudised.